tere, austatud riigivõimu esindajad, Maa-ameti koostööpartnerid, sõbrad, daamid ja härrad. Minu ettekande pealkirja võib tekitada kohe küsimusi, et kuidas siis nii ja milliste daatumite järgi on eestlane olnud siis ainult 100 aastat oma maa peremees. On ju eestlased kui Läänemere Soome hõim olnud siin alal aastatuhandeid ja harinud siin maad. Aga minu ettekanne puudutab ainult seda osa Eesti ajaloost, õigemini Eesti alaajaloost, kus 1849. aasta ja 1856. aasta Liivi ja Eestimaa talurahva seadustega anti eestlasele võimalus maaomand omandada. 13. sajandi ristisõdade tagajärjel kujunes paari sajandi jooksul Eestis välja pärisorjus. Talupoeg oli maa kasutaja, aga ei olnud maaomanik. Ja see viis selleni, et selline majanduslikult see ei olnud nagu otstarbekas. Tulemuseks oli see, et 19. sajandi alguseks oli kindel, et pärisorjus ei ole jätkusuutlik ei mõisamajanduse ega ka Vene keisririigi seisukohalt. Talurahvas oli vaene ja mõisnikud olid ennast lõhki laenanud. Ja siis andis Vene keiser käsu Aleksander I teha ja koostada Balti kubermangudes talurahva seadused. Sellepärast, et Venemaal endal oli maad väga palju ja oli võimalus laieneda ja Vene mõisnikud ka oma hallimates unenägudes ei suutnud ette kujutada pärisorjuse kaotamist. Talurahva seadused võeti vastu 19. sajandil 3 plokina 50 aasta jooksul. Kuigi juba sajandi alguses oli esimene võimalus, siis massiline talude päriseks ostmine toimus alles 19. sajandi lõpus. Esimene teadaolev ostumüügileping sõlmiti 1823. aastal tänases Luunja mõisas. Pallo talu ostumüügileping sõlmiti 15. detsembril 1876. aastal mõisniku Georg von Lipphardi ja Peeter Grillo vahel. Ja talu maa eraldati välja ligi 50 hektarit maad ja talu hind oli 960 hõberubla. See müügileping sai toimuda ainult seetõttu, et Peeter Grillo isa oli varasema 30 aasta jooksul näidanud, et ta suudab ja on võimeline seda talukohta majandama ja hästi korras hoidma. 1880. aastal ehitati sinna talu kohta uus elumaja, ennem seda koosnes talukompleks rehielamust, lautadest ja aitadest. 1917. aastal suri Peeter Grillo vanem poeg ja teised 2 poega, Eduard ja Friedrich, saabusid esimesest maailmasõjast. Pärast esimest maailmasõda jagati siis talu 2. Lisaks asundustaludele anti vabadussõjas võidelnutele vapruse eest ka autasumaad. Ferdinand Leinbok oli üks vahva Eesti sõdamees, kellele anti vabadusrist. Ja lisaks vabadusristile anti talle ka 40 000 marka autasuraha ja lisaks siis ka veel
Riida ja mõisa südamest ligi 20 hektariline maatükk. Et see talu ristiti Järve taluks ja see talu koosnes siis ühest elamust ja kõrvalhoonest. Ferdinand Leinbok läks linna ajalugu õppima Tartu Ülikooli ja temast sai linnainimene. Ja ka sel ajal oli linnastumine päris suur. Ja üldse nende autasu maadega juhtus tihti niimoodi, et need inimesed, kes selle said, need ei osanud selle maaga pihta midagi hakata, vaid andsid selle kellelegi teisele edasi. Ja ka Ferdinand Leinbok andis selle maa oma õele selleks tingimusel, et ta hoiaks üleval siis vanemaid. 1936. aastal Ferdinand Leinbok eestistas oma nime Linnuseks ja pärast doktoritöö kaitsmist ajaloos sai temast 1938. aastal Eesti Rahva Muuseumi direktor. 1941. aastal ta arreteeriti ja viidi Venemaale, kus ta suri. Ja 1992. aastal püstitati talle toonases Põdrala vallas siis monument, mis avati 1995. aastal tema 100. sünniaastapäeval. Nõukogude perioodil kuulus siis kogu maa riigile, maa oli tsiviilkäibest väljas, oli võimalus ainult maad kasutada. Ja ka Palovere talust tehti kolhoos 1949. aastal, tehti palju väikekolhoose, hiljem need kolhoosid liideti ja Palovere talulaudast sai kolhoosi lehmalaut ja hiljem kanala. Nüüd, kui Eesti riik jälle taas iseseisus, siis taastati ka õigus maale. Ja see oli oluline seetõttu, et eestlaste side maaga ei olnud katkenud ja kuigi Nõukogude perioodil ja peamiselt siis kolhooside tõttu toimus massiline linnastumine, oli side maaga ikka säilinud. Nüüd autasuna antud Järve talu liikus käest kätte ja seda müüdi korduvalt edasi ja tänaseks on need hooned lagunenud ja kasutusest väljas. Teine talu, Palovere talu, tagastati endistele omanikele. Selle talu juurde moodustati 8 hektarine maatükk ja see on kasutuses siis tänaseni maamajana. Et eestlane on kogu aeg teda nimetatud maarahvaks ja meie side maaga ei ole kunagi katkenud. Et taluseadused 19. sajandi keskpaigal andsid ka juriidilise võimaluse omandada maad. Autasutalud ja asundustalud pärast vabadussõda andsid selle maa siis maainimestele kasutada, kes seni olid maata ja ennem teist maailmasõda toimus maareform päris pikalt ja kogu selle aja, sellepärast et talude väljamõõtmine ja omandisse andmine või rendile andmine võttis päris pikka aega. Nõukogude periood 50-aastane ka ei suutnud katkestada meie loomust identiteeti, mis on seotud maaga ja kui 1991. aastal võeti vastu uus maareformi seadus, siis taastati sellega ka eestlase jaoks võimalus olla maaomanik. Et sellest kõigest kokkuvõttes võib öelda, et eestlane on olnud umbes 100 aastat ka seaduse silmis oma maa peremees ja juriidiliselt. Jah?